Tere tulemast kuulama saadet Täitsa Pekkis. Mina olen Mihkel Vetemaa. Ja mina olen Katrin Hindrikus-Karu. Täitsa Pekkis saates me räägime ägedate, lahedate, huvitavate, põnevate, kihtide inimestega need eludest asjadest, mis lähevad pekki. Kuidas need asjad pekki lähevad ja kuidas siis lõpuks ikkagi võitjana kõigest välja tulla. Tänases saates külas Mariann Treimann. Ehk siis enamikule tuntud kui Mallukas. Kes on Mallukas? Kes on Mallukas? Mallukas on blogija. Ta on Eesti ühe kõige loetuma blogi autor. Aga peale selle on ta siis 3 imelise tütre ema. Ta on fotograaf, ta on töötanud ajakirjanikuna ja ta on osalenud erinevates saadetes ja ta on ise saateid teinud. Nii et ta paneb hullu ja peale selle ta on andnud välja siis 2 raamatut. Püha taevas, sa oled rase. Süke raamat, lihtsalt sükse tegigi. Ja teine on Kes see Mallukas on ehk pohhuismi käsiraamat. Mallukas on reaalselt selline inimene, kes pigem tavaliselt ei jäta kedagi külmaks, et kas ta sulle meeldib või ta sulle ei meeldi. Seal ei ole mingit teist varianti. Jah, keskvist varianti lihtsalt ei saa olla. You love her or you hate her. Täpselt. Nii et. Ta on siuke vahetu, otsekohene ja humoorikas ja tema blogis saab väga palju nalja. Räägib asjadest nii nagu need elus päriselt on. Ei räägi nagu ümber nurga ja ilustatult. Vaid kui nagu on ropusti, siis on ropusti. Vot. Jep. Aga. Nii. Jah. Ma hakkasin juba ütlema, et enne seda, kui kas seda midagi öelda. Näiteks on ta osalenud sellises saates, nagu me saime lapse. Ja siis neil olid siis Kardoga enda sellised saated nagu Malluka sügis ja Malluka suvi. Siis kajastasid siis nende elu, mis siis, kuidas siis perekond Mallukad oma sügist ja suve veetsid, mis olid päris toredad, naljakad, lõbusad saated. Perekond Mallukad, see on perekond Mallukad. Noh, sest Malluksid on natuke tuntum kui Kardo, selles mõttes perekond Mallukad. No ma ise nimetasin mitte, et nagu keegi oleks teine seda teinud. Ja tal on üks veider kiiks ka, mis minule näiteks üldse ei meeldi. Talle meeldib külmaks läinud toit palju rohkem kui soe toit. Ja mulle vastupidi, mulle külm toit näiteks üldse ei meeldi. Ma olen normaalne, ta on ebanormaalne. Pigem meeldib ka see soe toit ikkagist kui külm. Nii et Mallukas. Sa oled tiim külm toit üksi. Ühesõnaga, nii, pikema jututa juba oleme siin pläkutanud küll. Kui sulle see saade meeldib, siis tead mida? Jaga veidi laavi, jaga veidi Instas, jaga veidi stoorides. Või kui tahad, siis võid ka jagada palju. Nagu jõhkrat niimoodi, et nagu massiivset nagu armastuse kuhi plahvatab. Nagu. Ja, ei no, ma ei tea, ma võtaks rahulikult. Ei, ma ikka kütaks täiega. Vist igale poole. Ja teiseks, kui sulle meeldib see, mis me teeme ja sa tahad, mis ikka nagu seksikalt edasi teeme siin, tead video, piltvärki on ju, mida sa pole kunagi veel näinud, sest me räägime, et paneme üles, aga teed kunagi ükskord ikka paneme. Seal üks saade on. Toeta meid patreonis.com/Täitsa Pekkis ja tule ka toetate pereliikmeks. Seal on juba väike armas arvdeid ja ma täiega musutan teid kõiki, mida ma pole ka veel kunagi teinud, aga kindlasti kunagi ikka teen. Aitäh ja head kuulamist! Tere tulemast saatesse Mariann Treimann. Mallukas. Tšau. Kursaõde. Olen olnud. Uskumatu. Ja siin me oleme ainult 10 aastat hiljem. Kõige kuulsam inimene, kellega ma kunagi koos õppinud olen. Kuigi sõna õppinud võib panna suure kahtluse alla. Ja. Kui palju sa õppisid seal? Või kui palju Mihkel õppis? Oi, mina ei õppinud üldse. Ma esimese aasta õppisin. Tead, mulle meenub, et ma läksin ju siis Delfisse tööle. Nii ma tegin rohkem tööd vist ikkagi. Ma olen ikka tööloom. Aga miks sa läksid õppima üldse seda reklaami? Ma ei tea, aga põhimõtteliselt seda ma teen ju praegu tänase päevani. Aga ei lõpetanud ära? Kaua sa pidasid vastu? Vähe. Mihkel pidas rohkem vastu. Ei, mina pidasin kindlalt rohkem vastu. Me jõudsime mingi 1 korra koos peol käia. Väga tubli. See oli tublim kui mina. Ei, ma olin kõva. Okei, tõesti, ma nagu kogu aeg teen ennast maha, aga ma olin tublim kui sina ülikoolis. Palju õnne. Aga ma ei käinud tööl seest. Ma elasin vanaema juures ja mängisin arvutimänge päevad läbi. Mul oli nagu vähem oli. Ma elasin oma sõbranna juures, kes mu peika ära sebis. Damn. Bad trip. Okei, jah. Ma olin 2 aastat nagu ära, aga mäletan seda, et korraks seal olid ja siis
mingi hetk ma taipasin, et ma olen siin tükk aega sa ei näe mind enam kunagi. ja rohkem kunagi ei näinud ka. You'll never see me again. Mis see laul oli? Aga kuidas sa sattusid, mis sa ütlesid, Delfis töötasid? Kuidas ma sattusin sinna? Tead, lambist. Mulle tundus, et ma tahaks seda proovida. Ma nägin mingit töökuulutust. Ja ma mäletan, see oli Publik ehk siis Kollane meedia. Mind ei ole kunagi huvitanud. Ma ei tea ühegi kuulsuse nime, nägu, ma ei tea mitte midagi. Ma mäletan, et selle intervjuus küsiti mult, et mis on sinu meelest suurim erinevus Publiku ja Elu 24 vahel? Ja ma lihtsalt valetasin nii palju asju, kui ma vähegi pähe suutis tulla. Mul ei olnud õrna aimugi, ma polnud kunagi kumbagi lugenud. Aga ju siis ma olen nii hea valetaja, et tööle nad mu võtsid. Ja iga kord, kui ma pidin mingit intervjuud või artiklit kirjutama, siis ma guugeldasin, kes ta on, mida ta üldse teinud on. Ja see oli nii igav töö, nagu mingi Britney Spears ajas ennast 5. korda kiilakaks, nagu keda huvitab, aga see oli mu töö. Ja ma tegin seda, kuni nad mind vallandasid. Just ma ei teinud seda väga hästi. Tead, kes oleks võinud arvata, et kui nad kogu aeg mind saadavad igasugustel pidudele, et ma ei või ennast siis täiesti silmini täis juua. Nad ei olnud kunagi maininud seda. Oot. Neid saadeti pidudele? Muidugi reporterid käivad ju pidudel. Pidudel? Millistel pidudel? Mingid pressiüritused, kontserdid, värgid, särgid. Ma ei teadnud, et see on seal nagu töökuulutus sees, et saad käia räigelt pidudel juua. Ma oleks ammu reporter. Kuulutuses ei olnudki seda sees, aga kui ma tööle läksin, siis nad hakkasid mind saatma, aga nad ei maininud seda, et ma... Et võiksid ennast nagu hoida vaos ja teha nagu tööd. Aga tead, ma ütlen, mõnikord saitis päris hästi, ma sain päris hästi jutule inimestega. Aga kirjaga said selle siis, mis see seal? Tead, ikka vist, mul oli vist diktofon tol ajal. Ikka teadsin. Kas sa tollel ajal mõtlesid, kui sina neid kollase siis ajakirjandusartikleid tegid, et üks hetk saab sinust hoopis see objekt, kellest kirjutatakse väga palju artikleid ja igast väga palju võib-olla mitte nii meeldivaid asju? Ei mõelnud otseselt, aga ma arvan, et sellepärast mul ongi nüüd suhteliselt ka suva, kuna ma endiselt ei loe kollast meediat, et eks ma ikka aeg-ajalt näen mingeid artikleid, aga esiteks ma tean, et need vaesed inimesed, kes neid treivad, see on nende töö, nad peavad seda tegema, ma ei tea muidugi, kuidas see süsteem praegu on, aga kui mina seal töötasin, siis tuli iga 30 minuti tagant midagi üles laadida. No ime sa mingist tühjast kohast mingit asja välja, loogiline, et võetakse iga 30 minutit. Jah. Väga ebameeldiv. Siis loed seal mingi Briti kõmu väljaandeid, üritad sealt midagi välja pressida, pigistada, tõlgid midagi. Miks sa arvad, miks selline nagu töö ja selline asi nagu kollane meedia nagu olemas on, või ma korra veel täiendan seda küsimust, ma mõtlen nagu seda, et jah, et vahepeal ongi tõesti mingid väga põnevaid, tõesti mingid, midagi väga dramaatilist põnevat juhtub näiteks mõne Eesti kuulsa inimesega. Okei, ma saan aru, et see tõesti võib-olla see on huvitav, aga miks ikkagi inimesed tarbivad seda, et iga 30 minuti tagant ja nüüd Britney Spears käis bensiinijaamas ja nüüd ta ajas juuksed ära ja nüüd ta on... Ma arvan, et see on tänapäeva ühiskond, inimesed tahavad sellist tühja meelelahutust, et mitte mõelda enda asjadele, enda probleemidele, enda mõtetele. Kõik on pool depressioonis kogu aeg, vihased, kurjad, kurvad. Siis sa lülitadki oma mõtted välja ja loed mingi Britney Spearsi bensukas käimist või vaatad mingit komöödia, seriaali või ma ei tea. Sinu enda elu tõenäoliselt võib ka olla nagu võib-olla mitte nagu kõige põnevam ja siis sa loedki nagu vaatad seal jälle, mis Mailukas on ette võtnud ja kus ta jälle oma lastega midagi teeb ja see tundub palju põnevam kui nagu ma tegelikult ise arvan, et see, mul on nagu tihti öeldud, et kuidas sinuga kõik need asjad juhtuvad või mul ei ole kunagi midagi sellist olnud, aga ma arvan, et see oleneb ka sellest, kuidas ma midagi kirja panen, sest et tegelikult ma arvan, et meie kõigiga juhtub kogu aeg samasuguseid asju, et mis tõttu mul ei ole ka piinlik rääkida mingitest asjadest, ma olen kindel, et nagu ma ei ole ainuke. Inimestele meeldib mõelda, et nad on jube ainulaadsed, tegelikult me oleme kõik ühesugused laias laastus. Et võib-olla see osa meeldib inimestele, et nad saavad relate'ida. Ma olen ka bensiinijaamas käinud. Ma olen sama hea kui Britney Spears.
ma ei tea, lihtsalt nagu ma tean, ma olen ainus, ma lihtsalt vahepeal nagu ma olen näinud ju neid pealkirju või ma olen nagu näinud, ma tean, mida kirjutatakse, siis see mõnikord paneb mind ju sügavalt imestama ja ma tõesti tunnengi tohutult kaasa nendele noortele, ma ei tea, kas see reporter võib selle kohta öelda või ajakirjanik, ma ei tahaks nagu ajakirjaniku sõna kasutada selleks, kui siin ülesanne on lugeda nagu kuskilt Briti väljaandest nagu mida mingid inimesed teinud on, siis kopeerida seda kuskile, et noh. Jah. See on karm risk, ega need inimesed, ma arvan, kes seda tööd teevad, nad ei lähe sinna selle ideega ilmselt ja et lihtsalt pannakse või antakse. No ma arvan, et eks sa ikka tead, kui sa lähed mingi kollase meediarubriiki, siis enamus inimesed võib-olla on enne lugenud seda lehte ja teavad, millest seal räägitakse, aga ma ütlen, mul oli lihtsalt nagu kuidagi põnev see, et ma olin enne seda töötanud ju mingi ettekandjana või midagi sükest on ju ja siis see tundus mulle küll, ma olin siis 21 või 20 või ma ei mäleta. Et siis see tundus mulle nagu, oh my god, see on nagu real job, see on päris töö, ma olen nagu mingi vend, kes töötab Delfis, et see tundus mulle nagu kõva sõna. Ja kui mind sealt vallandati, siis ma mõtlesin, et okei, nüüd ma olen valmis ajakirjanik, ma pean kuskil mujal ajakirjas või ajalehes töötama. Ja ma mäletan, et ma kirjutasin 2 ajakirja, mis on väga naljakas, ma kirjutasin Cosmopolitani, mis on järjekordne asi, mille vastu ma pole kunagi huvi tundnud, et kus on kellegi G-punkt või mis värvi kleidiga su tissid suurimad paistavad, nagu don't care. Aga miski pärast ma sinna kirjutasin ja ma kirjutasin ka Naistelehte. Ja Naistelehe peatoimetaja oli toona Signe Lahtein. Ta kutsus mind intervjuule ja ta lasi mul mingi proovilood teha minu meelest, jah. Ja ma mäletan, et ma helistasin Heino Baskinile. Küsisin talt mingeid asju ja ta mainis, et ta oli just haiglast tulnud. Ehk siis see oli nii-öelda originaalartikkel, vaata teised ei olnud teadnud, ma helistasin talle kõtta lampi tegelikult hoopis mingi muu asja pärast. Ja siis Signe võttis mu tööle. Kui ma õigesti mäletan, see oli millalgi oktoobris või midagi sükest ja ma olin kõige noorem seal toimetuses, seal oli ka 6-7 naist ja ma olin kõige väiksem nende seast, et siis nagu käisid ja õpetasid mind ja said aru, et ma ei tea mitte midagi tegelikult. Aga see oli tore aeg. Aga sulle meeldis see töö? Mulle väga meeldis Naistelehes, mulle meeldis, et see oli siuke nagu väike kollektiiv ja ma ütlen, ma olin nagu siuke pesamuna, keda kõik seal aitasid ja õpetasid ja üldse seltskond oli hästi vahva. Mäletan, et umbes 2 kuud peale seda, kui ma sinna tööle läksin, tuli esimene jõulupidu ja me läksime kogu, nagu mitte ainult Naistelehega, vaid nagu kogu selle presshouse oli see vist, kogu selle tiimiga läksime kuskile talvepäevadele. Ma ütlen, ma olin seal 2 põgusat kuud töötanud, kui ma jäin ennast silmini täis seal jõulupeol. Mäletan, et ma lamasin kuskil duši all lihtsalt, siis koperdasin sauna, kus istus Signe, kahmasin teda rinnast ja küsisin, kas need on päris. Kui ma järgmine hommik ärkasin, siis ma olin nagu okei. Ilmselt ma siin enam kaua ei tööta. Aga ma töötasin seal tegelikult päris kaua, ma arvan kokku mingi 5-6 aastat äkki või. Nii pikalt? Ja. Vahepeal sain lapsi, siis ma korraks nagu olin emapuhkusel ja siis ma läksin tagasi. Aga siis, kui ma teise lapse ära sain Lende, enne ma käisin ju kogu aeg tööl ka ikkagi, ma lihtsalt blogisin niisama nagu enda hobiks või nii. Aga siis, kui Lende oli ära sündinud, siis ma arvan, et hakkas juba tekkima rohkem selliseid nagu artikleid, mille eest mulle maksti, mingid toote, tutvustused, värgid, särgid. Ja siis ma mingi hetk mõistsin, et kui ma saan, ütleme, 3 sihukese artikli eest oma kuupalga, kus ma pean iga päev kohal käima, siis see nagu ei meigi sensi väga. Et alguses ma ikka pelgasin, et äkki nagu selle plappama, aga äkki paku keegi enam midagi. Jah, aga näed, siiani on vedanud, kuigi igasugustes kommentaarides ja foorumites öeldakse juba aastaid, et mu blogi on alla käinud, kohe on sellel vesi peal, ma olen nii igav. Aga see jutt on ka umbes 5 aastat olnud, et eks siis näis, millal ma lõppsurm igavaks muutun. Ma arvan, et senikaua, kui sa jagad samamoodi edasi ja elad, et nagu siis ikkagist inimesed loevad ja tarbivad. See veeklaas on nii kaugel. Ta on jah kuidagi. Nii kaugel. Aitäh. Ma üldse sind ka laual lähemale tuua, kui sa tahad. Ma ei saa, mul on mikrofoni, see ei ole hullu. Okei, hüva. Aga miks sa hakkasid üldse blogima? Ma vist hakkasin blogima sellepärast, et ma olin mingi 14 ja ma ise sattusin kuidagi lambist lugema 2 blogi.
Üks neist oli Taki blogi, Dagmar Lamp, ja teine oli Tikri blogi, kes oli siis mingi, ta on vist minust, ma arvan, siuke 5 aastat vanem, ehk siis ta juba elas oma ette mingi korterikaaslasega. Ma mäletan, et mulle tundus nii huvitav kuidagi lugedes, ta kirjutas ka hästi avameelselt, mida teeb ja kus pidudel tal käib ja see tundus mulle nagu huvitav ja siis ma tahtsin ka proovida. Ja ma hakkasin kirjutama siis blogi sellel hetkel, kui ma olin dramaatiliselt lahku läinud oma tolleajase boyfriendi Juhaniga ja ma kirjutasin oma postitusi sellest, kuidas ma ei tunne enam kunagi armastust ja panin pildi juurde, kus ma istun aknalaual ja vaatan dramaatiliselt kaugustesse. Ma muuseas lasin oma vanaisal selle teha, ma ei kujuta ette, mida ta mõtles nagu. Ma mingi papa, kuule, ma istun korra super dramaatiliselt siin aknal, viitsid must pilti teha. Ja siis ta vaesekel tegi. Nii see läks. Sa olid siis mingi 14-15? 14 olin, jah. 14, jah. Ma olen sama asja teinud, aga ilma pildita lihtsalt. Ma olin ka 14, kui just eelmises saates ma rääkisin sellest suhtest, kus ma 14 aastat olin. See kondoomilugu või? See kondoomilugu, ja ma olin 14-aastane, ma olin tüdruksõbral Tallinnas külas, nende juures me seksivärki ei teinud, sest ma ei osanud ja ma olin liiga noor, ma ei julgenud. See oli 14. Ma olen aru saanud, 14 on suur number juba, igatahes. Siis me olime koos voodis ja me musutasime kõvasti ja siis õhtu oli, siis tema tegi nüüd ukse kiirelt lahti, siis kondoomi paki mulle sealt niimoodi otse voodis. Aga üli lahe ema, oli mega chill, lahe naine nagu. Ja noh, mõnes ongi nagu, kui sa kardad, nad hakkavad seal seksima, sul on nagu 2 variant, kes minna ja ajada nad nagu laiali, rikkudes õhtu ära või siis, no hea küll, ma iskan kondoomi paki ja loodan, et ma arvan, et see Erki Veiko arvas, et see oli taktikaline käik, et kui see kondoom ka mängu tuleb, et siis ma kindlasti ei saa hakkama. Nojah, hirmutab su ära, paneb pinge peale. Ja ma olen nõus, tegelikult kui mingil põhjusel ma oleks seda nagu hakanud tegema, siis see kondoom oleks olnud nagu dealbreaker. Ma ei oleks sellega hakkama saanud. Igatahes. Aga see tüdruk jättis maha siis lõpuks ühel hetkel. Ilmselt sellepärast. Sa ei saa selle kondoomiga hakkama. Ja siis ma mäletan ka mingi õhtu oli ja ma panin kõik tuled kinni. Vanemad olid kuskil, ma ei tea, ära reisil või ma ei tea kus. Kõik tuled kinni, mingi talve õhtu, ma arvan, kell oli mingi nädalavahetus, mingi 11-12 öösel, lõpetasin mingi arvutimängude mängimise, sest sain selle kurva sõnumi. Panin kõik tuled kinni. SMS-i teel jättis maha veel või? Ei, seal MSN-is. Oi. No aga siiski see elu käiski seal. No muidugi. See oli elu, come on. See hakkab näost näkku. Kas sa mäletad, mis ta ütles ka sulle või? It's not you, it's me. Ei mäleta, see oli suht nagu, tõmbas kiirelt selle plaastrini ära, et ta oli vist mingi, et kuule, ma jätan su äkki maha või ma ei tunne enam su vastu. Et ma tunnen, et me nagu sõbrad jätan. Ma mingi üli straightforward lihtne midagi, ma ei mäleta väga, 15 aastat tagasi. Ja siis täpselt. Kurb muusika, ma kohe ei läinud ja ei hakanud nagu nutma, aga siis ma vaatasin midagi nagu valesti. Panin kõik tuled kinni, panin selle muusika ja siis tuli küll pisar. Saad sa aru, ma olen teinud seda sama asja, kus ma sulgen kõik kardinad, panen mingi dramaatilise kassi muusika, siis leban seal maas lihtsalt sellepärast, et nutma hakates see tundub õige. See tundub õige praeguses olukorras ja siis pressid seal oma pisaraid välja, et nii dramaatiline. Ja ma alati muuseas mõtlesin nagu need kasslood, siis ma olin alati, oh my god, see oleks perfect music video praegu, kui ma siin laman ja nutan. Aga kahjuks keegi filmin mind kunagi, nii et see karjääri selle vanasjaga läbi rääkida, et nii, oota, veel parem idee. Papa, mul on super hea idee. Ma lihtsalt nutan siin ja sa filmi mind. Ma arvan, et ta oleks teinud seda, ta oli hea mees. Ta oleks muidugi arvanud, et ma olen super imelik, aga ta oleks teinud seda. Kuidas sul see blogimine algus välja tuli? Mis sa sinna kirjutasid? Kui vaba sul oli? Kas sa jagasid seda kohe kõikidega või? Tead, ma ei mäletagi, et Facebooki ei olnud siis, et kus ma seda jagasin. Ma arvan, et enamasti ikka mu enda sõbrad ja sõbrannad lugesid seda. Ja muidugi ma olin väga aus selles suhtes, et ma teadsin, et keegi ei loe seda anyway, et oi, kuidas ma sarjasin seal oma ema vahepeal. Panin ikka väga hullu, kuni ühel hetkel ma sain aru, et ta loeb seda. Ups. Aga ma ei tea, alguses ma vist kirjutasingi enam-vähem mingi, täna käisime sõpradega Viru keskuses ja nüüd ma lähen, ma ei tea, sõbranna juurde. Et see oli rohkem sellised päevakirjeldused hästi tihti, et ei olnud mingite asjade arutamine otseselt. Aga mingi hetk ma nagu tabasin selle ära, et mida rohkem ma millestki arvan, siis seda rohkemad inimesed seda loevad ja mida
nagu vürtsikamalt ma millestki arvan, siis seda rohkem inimesi ka loevad ja räägivad kaasa, nii et ma alguses ikka panin täiega meelega, sest see tundus huvitav. Aga siis mingi hetk nagu ma ei jõudnud enam, ma viitsinud enam, siis ma hakkasin lihtsalt kirjutama. Lihtsalt nagu, aga kas see, nagu sa ütlesid, nagu inimesed siis lugesid rohkem seda vürtsikas, kas see tähelepanu kuidagi nagu täitis mingit auku, lihtsalt mingit sinu ego või midagi? Ma arvan, et tegelikult kõik inimesed, kes on nii-öelda ju sotsiaalmeedias või üldse nii-öelda avaliku elu tegelased, on mingil määral rohkem tähelepanu nälgas, et kui sa ei oleks, siis sa ju ei teeks seda, sa ei võtaks seda ametit endale. Aga ma arvan, et ma olin lihtsalt tiinekas ja ma tahtsin ka äge ja lahe olla ja siis tuli sealt igast kummalisi asju välja, aga mingi hetk ma nagu hakkasin veits suuremaks saama. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et ma panin siis kirja täpselt neid asju nii, nagu ma arvasin või mõtlesin, praegu see tundub jabur, aga toona see oli kõik tõsi, sest et arvestades, et mul on endal 3 tütart, nii et ma arvan, et üsna pea tuleb aeg, kus ma mõtlen, issand, miks ta mida teeb või mida ta mõtleb, siis ma saan avada oma blogi ja lugeda, kui retarded ma ise olin ja mõista neid palju rohkem, ma arvan. Mida sa hakkasid tundma seda, et sinu väljaütlemised ei meeldi kõigile võib-olla ja nagu sellist suuremat negatiivset tähelepanu saama? Tead, ma arvan, et esimene kord, kui ma sain, muuseas oli esimene artikkel, mis minu meelest läks nagu kõige viralimaks võiks öelda, oli see, kui ma tegin selle Hitler-emmede postituse. Minu meelest ma juba kirjutasin siis seda beebiblogi ja võib-olla ma kirjutasin selle beebiblogisse või oma blogisse, ma ei mäleta, aga ühesõnaga, kuna ma olin rase esimest korda, siis ma otsustasin Facebookis liituda siis mingisuguse beebigrupiga, mida ma ei olnud kunagi teinud. Ja siis ma lugesin sealt mingeid asju ja see tundus mulle nii naljakas, nagu mis juttu seal räägitakse, et umbes, et ma ei tea, kui sa guugeldad, sa leiad selle artikli kindlasti, ma tõin seal parimad palad välja, mis minu meelest olid nagu super naljakad, on ju. Ja inimesed, kes siis kommenteerisid pärast, nad olid emmed või Hitlerid. Jah, et nad olid väga siuke 50-50, et pooled leidsid, et see on super naljakas ja pooled leidsid, et ma mõnitan vaeseid teadmatuses emasid, sest et see on tobe. Aga ma olin ise väga rahul sellega, minu meelest see oli väga naljakas. Muidugi nüüd takkajärgi vaadates, usu mind, mul pooled nendest küsimused tekkisid ka endal, kui ma lapses sai. Aga enne oli super hea nalja heita nagu. Aga mis inimestele ei meeldinud siis selle juures? Ei, ma mõnitan teisi inimesi. Kui inimesel on nagu võib-olla nagu eemalt tundub suhteliselt loll küsimus ja siis, kui keegi ütleb talle, et vaata seda lolli, nii loll küsimus oli, siis kõik naeravad, siis ta ennast halvasti tunda, aga ma olen sama teed, mõnikord inimestel on väga lollid küsimused ja see on väga naljakas. Aga see ei tähenda, et nad on halvad. Ma arvan, et probleem on selles, et esiteks inimestel pole seda enesekriitikat väga, neil on haprad egod ja kolmandaks nagu, kui sa ütled midagi lolli, see ei tähenda, et sa oled halb. Ma ütlen ka vahepeal lolli asju, siis ongi natuke see naljakas teistel, aga ma ei ole halb selle. Ma just üks õhtu mõtlesin selle peale, et vanasti ma olin blogis nagu selles suhtes järsema väljaütlemisega, et tõesti ükskõik, kui ma mingi naljaka tobeda kirja sain, ma kohe jagasin seda, ma olin mingi, vaadake seda, super naljakas. Aga mina nagu otseselt päriselt ei mõelnud, et ma mõnitan, vaid minu meelest see oligi nagu naljakas, aga ma saan aru, et see tegelikult jätab siukse mulje, nagu ma hommikust õhtuni nagu mõnitaks kedagi ja ma jõudsingi nüüd siin mingi öö sellele järeldusele, et põhjus, miks ma enam seda ei tee, ongi see, et keegi küsib midagi lolli või see sõnastus võib-olla kukub valesti välja, et et see ei tähenda, et on ju halb inimene, seda enam, et mõnikord inimesed lihtsalt pakuvad abi. Ma blogisin ka sellest, mul on hästi tihti ohatised. Mõnikord kord kuus, mõnikord 5 korda kuus, mõnikord joppab ja 2 kuud ei ole, siis jälle tuleb ja aeg-ajalt ma ikka halan selle üle blogis. Ja iga jumala kord saan ma täpselt samu kommentaare. Kas sa hambapastat oled peale proovinud panna? Nagu issand jumal. Või siis, kas sa rohtu oled mõelnud kasutada? Ei, ma ei ole mõelnud rohtu kasutada, ma olen kruusaga õõrunud seda ohatist kogu aeg, aga jumal tänatud, et sa nüüd ütlesid, ma võiks rohtu kasutada. Püha Jeesus, sa muutsid mu elu. Aga on ka radikaalsemaid meetodeid, mida mul on soovitatud, näiteks uriiniga määrimine, kõrvavaiguga määrimine.
üks ütles, et ma paneks nööri koos muskaatpähkliga kaela aga mul oli tol hetkel tunne, et ma panen lihtsalt nööri kaela, sest ma ei suutnud enam neid nagu, vaata kui inimesel on paha olla, siis ta on niigi kergelt ärrituv ja kui su huuled on topelt suuruses paistes ja mingid ville täis ja sa ei saa normaalselt süüa ja rääkida ja sa lihtsalt kirjutad siukse raevuka emotsioonipostitus, et issa, ma vihkan seda 20. sajand või 21. Palju meil käib praegu? 21. No näed, napp. Et kuidas ei ole võimalik, et siuksel asjal ei ole ravimit, on ju. Ja siis inimesed hakkavad oma lolle kommentaare mulle laduma, mis jällegist, nad ei ole ju lollid, nad üritavad mind aidata, see on ju hea inimese tegu, aga lihtsalt nemad võib-olla ka ei tea, et mulle on 100 korda seda ühte sama juttu räägitud, aga mina lihtsalt twitchin selle arvuti taga ja üritan mitte neile vastata mingi oh my god, nagu ei. See on nagu täpselt sama asi, et iga kord, kui ma panen ühe pildi, kus mu koduvaip paistab, siis ma saan 9000 kirja. Kus su vaip pärit on? Mulle ausalt siin kohas veem plahvatab, kui ma pean veel ühe korra ruuk.ee kirjutada. Ma ei suuda nagu, saage aru, kust see vaip pärit on ükskord. Mis probleemid ikka. Saad selles on ju esimese maailma probleem, aga ma ei tea, miks sääb mind nii närvi. See sääb mind nii närvi. Ja ma just üks päev sain väga hea kommentaari, et keegi pani mul blogisse, et ka mul vaip oli pildil ja siis kirjutab, et mina oma endamisi mõtlemas, nii ilus vaip, huvitav, kus see pärit on, also mina ise endale ruuk.ee. Siis ma olen päris kaua just eritsenud selle teemal. Aga mida sinu silmis see tähendab, kui inimesed ütlevad, et su blogi on hakanud alla käima? Kuidas sa ise tõlgendad seda? Ma tõlgendan seda täpselt sama jutu, nagu mulle öeldakse, et ma olen tülgastav, paks, mõttetu, värd ja sitt tema, see läheb kõik ühte samma auku, see ei laias laastus ei tähenda mulle midagi. Et nagu, kui seda ütleks mulle mõni koostööpartner, tere, me ei soovi sinuga enam jätkata, su sisu ei ole enam loetud või meeldiv, siis see oleks minu jaoks mingi murekoht, kus ma peaks hakkama mõtlema, mida muuta. Aga see, et mingis suvalises foorumis mingi anonüümsed inimesed seda ütlevad, see on mõttetu ja ma ei pööra sellele otseselt tähelepanu. Aga mis sa arvad, miks inimesed ütlevad niimoodi? Või miks neil on nii suur vabadus öeldagi, et sa oled halb ema, sa oled tülgastav, sa oled rõve, sa oled mis iganes veel hullemaid asju. Nagu, miks inimesed ütlevad niimoodi? Ma enne ütlesin sulle, inimesed on kurvad, depressioonis, masendunud, neil on kiire, nad on väsinud ja ma arvan, et ma olen selles suhtes täpselt siuke inimene, kas ma meeldin või ma ei meeldi üldse. Ja kui ma juba niigi ei meeldi, siis vaata, endal on ju ka nii, kui sulle keegi ei meeldis, põhimõtteliselt ükskõik, mida ta teeb, saad, kui mõttetud on. Jälle ta sööb seal lõunat. Et nagu sa ise ka ei mõtle super ratsionaalselt ja kuna ma olen suht siukse otsekohese väljaütlemisega ja lisaks paljudele jääb nagu kõrvalt vaadates ju mulje, et mis töö see ka on, istud, saad kogu aeg mingeid asju tasuta, siis saad veel raha ka takka otsa, istud, teed oma Instagrami ja blogid natukene ja siis teine samal ajal käib 9-5 tööl, ta on väsinud, ta tuleb koju, ta tegeleb lastega või ei tegele, jumal teab, aga see on ärritav, see on vastik, kui sulle keegi ei meeldi ja ta veel kuidagi nagu saab nii lihtsalt hakkama. See on tülgastav, see on vastik ja siis sa ütledki talle, et mõttetu, ma loodan, et see viib su tuju alla ja muidugi on viinud selles suhtes läbi aegade, ikka on. Ja me oleme kõikidelt nendelt avaliku elu inimestelt küsinud, kes me saates käinud on, kes näiteks on siis rohkem kriitikat saanud oma elus või kes lihtsalt on nagu väga nagu kuulsad avalikud, et kuidas kuidas selle kõigega oled nagu hakkama saanud ja mingi hetk, nagu kindlasti pidi olema mingi hetk, kui seda hakkas siis nagu järsku rohkem tulema, ma arvan nagu, et alguses sa kirjutasidki rohkem ise endale, siis sa hakkasid väljendama neid mõtteid, sa said juba mingi tähelepanu, aga mingi hetk nagu sa lõpuks jõudsid nagu laia Eestisse ja ilmselt siis hakkas tulema kõige rohkem peale positiivsega negatiivset tagasisidet. Kas see oli mingi hetk sulle kuidagi nagu ootamatu või oli seda palju või kuidagi, et oi perse, et nagu päris paljud inimesed järsku vihkavad mind või? Tead, see ei olnud ootamatu, ma arvan, aga eks see muidugi tekkis siis, kui mida rohkem lugejaid tekkis. Aga ma arvan, et väga osa sellest on ka nagu inimese iseloomus, sest et ma nagu
isegi oma lähedastega või sõpradega ma olen siuke, et ma võin nagu solvuda 3 sekundi pärast ma juba ei mäleta seda. Mul võib null aimu olla või mälestust ja kuidas siis edasi pahane oled, on ju, et ma võin mingit asja lugeda, see võib mingil määral mind mõjutada, aga ma ei mäleta seda enam väga kiiresti. Võib-olla mul on midagi ajuga viga, seda ma ei tea, on ju. Pole mingil uuringul käinud. Aga ma arvan, et need hetked, kus ma olen ennast rohkem lasknud mõjutada, ongi juba olnud need, kui ma ise olen nagu juba tujust ära või mingis madalpunktis, et siis tunduvad kõik need asjad nii tõesed või kuidagi sa hakkadki mõtlema, et issand, neil ongi võib-olla õigus. Ja muuseas naljakal kombel inimestel on olnud õigus minu kohta. Et nagu mingi asi, mida ma alguses loen nagu superkriitika või võib-olla see ongi öeldud siuke viha ja vastikusega, aga tegelikult seal oli nagu mingi tõsi taga, vaata. Et öeldakse ju, et tõde teeb haiget, sest et asjad, mis ei vasta tõele, neid sa ei võta, aga ju sa ei saa seda südamesse võtta. Et kui keegi kirjutaks, et Mariann, sa oled konkreetselt lehmakapjadega ükssarvik, on ju, siis ma ei solvu, sest et see ei ole võimalik. Mul ei ole lehmakapju ega ma ei ole ükssarvik. Aga kui keegi ütleb, et ma arvan, et sa oled nii ebaviisakas ja järsk ja nii-öelda otsekohene teisi solvates, sest sul võib-olla on endal madal enesehinnang, siis see on nagu mõttekoht, vaata. Võib-olla ongi. Kas sul on madal enesehinnang? Muuseas ma sain teraapias teada, et on küll. Aga ma ei teadnud seda, ma arvasin, et ma olen täiesti vastupidine sellele. Sest sa oled ju nagu nii konkreetselt ütled ja nii avalik ja... Jah, aga tead, väga huvitav on teraapias käia. Ma sain päris palju huvitavaid asju teada ja seal oligi üks nendest, et inimesed, kellel on väga madal enesehinnang, kas siis tekkinud lapsepõlves, no üldiselt kõik asjad tekivad ju, kui sa oled noor. Et siis inimesed lähevad põhimõtteliselt 2 teed pidi. Et ühed jäävad hästi endasse tõmbunuks, kinniseks, pigem vaikseks. Ja siis on teised, kes nii-öelda oma ebakindluse peitmiseks loovad endale teistsuguse kuvandi. Hakkad mängima kedagi teist, kes on hästi jutukas, kes on hästi avameelne, keda ei huvita. Aga kuskil deep down inside sa oled mingi, oh my God, I hate myself. Nii et põhimõtteliselt nii see vist on. Ja mõnikord see lööb välja, siis tekivadki sellised enesealetsuse perioodid, kus sa võtadki kõike rohkem hinge. Aga point ongi selles, et sa pead nagu läbi mõtlema need asjad, nagu need kommentaarid on ju, need on ühest küljest ebameeldivad, aga teisest küljest seal võib ju mingi tõsi taga olla, isegi kui mitte sellel konkreetsel lausel, siis see, et see mulle haiget teeb, kuskil on põhjus miks. Ja kui sa selle välja mõtled, siis see on jälle lahendatud. Ja siis elad edasi. Ja millal sa üldse teraapias hakkasid käima? Nüüd, enne kui ma lahutasin, siis ma hakkasin käima. Ja ma leidsin super hea terapeudi. Ta on nagu the best. Mulle meeldib. Nüüd mu pooled sõbrad käivad tema juures. Aga kuidas sina selle otsuse vastu võtsid? Just nagu näiteks teraapiasse minna, et ma olen seda enne kuulnud, et inimestel ongi mingid negatiivsed emotsioonid või raske millestki aru saada. See on nagu palju asju, mida endaga nagu teha, et kas sa proovid mediteerida, ma proovin lugeda, ma proovin alla suruda, ignoreerida kõike või näiteks ma lähen teraapiasse. Kuidas sina selle otsuse enda jaoks tegid? Tead, ma tegelikult olin sattunud Elina juurde umbes 5 aastat tagasi või midagi sükest. Mäletan, et äkki ma sattusingi niimoodi, et mul oli väga keeruline periood, see oli vist siis, kui ma tahtsin saada teist last ja mu rasedus katkes ja ma täiega kassisin ja keegi soovitas mulle Elinat blogi kommentaariumist ja ma lambist läksin ta juurde. Aga mis oli see, mida sa siis nagu sinna lahendama läksid? Ma mäletan, et mul oli nagu siuke tunne, et ma ei taha midagi teha. Et kõik tundub nii võimatu, nii mõttetu, et näiteks ma teen silmad lahti ja ma tean, ma pean tööle minema, aga ma ei taha seda teha, ma tegelikult ei oska ju seda teha ja mul tekkis nagu siuke tunne, et oh my God, ma olen seda mitu aastat teinud, aga ma ei oska ju tegelikult seda teha ja ma olen lihtsalt nad uskuma pannud, et ma oskan, aga tegelikult ma ei oska, see oli nagu, ma ei oska neid mõtteid seletada, ma sain ise ka aru, et need ei ole ju tegelikult ratsionaalsed ja ma tundsin korraga, et ma olen nagu siit töötaja, siit ema, mu laps ei rääkinud, ta oli mingi 2,5 aastane, ei rääkinud ühtegi sõna ja siis hakkas sealt poolt tulema nagu blogis hästi palju vastu ka, et issand, et see on sinu süü, järelikult sa pole rääkinud temaga. Me käisime ju tegelikult igal pool arstide juures, siis mulle öeldi, et jaa, ta võib üldse vaimupuudega olla ja see lihtsalt
kammis mul nii ära, sest et see oli mul esimene laps, on ju. Mina ei teadnud täpselt, millal nad rääkima hakkavad. Või noh, teadsin, et at one point, aga kõik ütlevad, lapsed on erinevad, mõni hakkab tead 5-selt, on ju, noh, mitte ma nüüd arvan, et seegi normaalne oleks, aga et ühest küljest öeldakse, et ära muretse, kõik tuleb omal ajal ja siis sa lõpuks lähed sinna arsti juurde ja nad on mingi, ta võib-olla on vaimupuudega, võib-olla te hakkagi kunagi rääkima, võib-olla te peate hakkama viipekeelt temaga kasutama. See oli väga, väga rõve ja siis hakkasid tulema need kommentaarid, siis vaata, see ongi lööd kedagi, kui ta juba lamab ja siis tuligi, ma olen kogu aeg arvanud, et ta on vaimupuudega, vaatame, kui ta välja näeb. Mul on vastik lapse kohta ilmselt kõige hullem saada, iseenda kohta saada midagi tagasi on savi ja kui keegi sinu laste kohta midagi. Ja no seda enam, et nad ütlesid ju, et mina olen süüdi ka, et muidugi ma mõtlesin seda ise ka, et muidugi sellepärast see vist ilmselt oligi nii haavav kuidagi, sest et ma kartsin ise ka seda, et äkki ma rääkisin liiga vähe või ma ei tea ju täpselt palju teised räägivad või mis mastaabis on ju. Ja siis ma pidin tegema mingi puude taotluse talle ja see tundus mulle juba nii õudne, nagu et issand jumal, mingi väike laps ja nüüd ta on puudega, see sõna tundus juba mulle nii hirmus kuidagi. Aga ma ikkagi arvan, et selles suhtes see oli hea, sest et tänu sellele ta sai rehabilitatsiooniplaani, ta muuseas siiamaani käib eripedagoogi juures ja loovteraapias ja seal on psühholoog. Ta oskab nüüd rääkida selles suhtes, aga see on lihtsalt, ma arvan, iga lapse arengule selles suhtes hea või halba ta ilmselt ei tee, et nad seal mängivad ja see tema terapeut Ettel on juba ammu tal aastaid on ja sõber olnud ja tal käivad seal isegi päkapikud ja ta õpib seal tähti ja numbreid, et mõnikord on ikka tore kellegi teisega midagi teha, kooli mängida värki. Ja kuna ma rääkisin sellest tegelikult üsna avalikult ka, siis ma olen saanud väga palju kirju erinevatelt peredelt, kes tänavad mind, sest et nagu ka mulle tundus see sõna alguses nii õudne, et on väga palju lapsevanemaid, kes alguses on mingi ei, et ma ei taha talle seda kirjutada või kui sa täidad seda paberit, on ju, et sa pead nagu hindama nii-öelda tema võimeid, mille järgi siis määratakse, et mis sorti puue tal siis on ju, mis Mari puhul lõpuks jäi lihtsalt kõne hilistumine, mis oli way parem kui algne vaimupuue. Ta oli nagu lõbusam diagnoos lõpuks, aga kui sa ise täidad seda paberit, siis sa emana tahaksid ikkagi nagu, sa ei taha nagu halvasti võib-olla öelda või et sa ikka oled mingi, aga tegelikult mina ju saan temast aru või mina tean, mida ta mõtleb, aga tegelikult sellel ei ole pointi või seda ei ole mõtet vältida või karta, sest tegelikult väga paljud lapsed ja üldse ka täiskasvanud inimesed vajavad mingisugust lisaabi, tuge kuidagi, no umbes nagu teraapias käimine, et nagu kõigil võib olla midagi vaja ja seda lihtsalt lapsele keelata või proovida ise hakkama saada, kui sa ei ole ekspert selles, siis see ei pruugi nagu hästi lõppeda, et pigem see stigma on nagu halb. Plus see hirm vaata, et kui sa nüüd selle võib-olla teed, et sa justkui nagu kirjutadki nüüd alla sellele, et võib-olla see, et ma olengi alla andnud, nüüd ta on nagu puudega kuidagi, ma olengi, et ma põrusingi läbi. Et ma olengi nagu kehv lapsevanem, tore, ma ei rääkinud taga järelikult piisavalt ja nüüd ta on puudega. Aga eks sa ajaga saad aru, et sa võid teha põhimõtteliselt ükskõik mida, aga kui sa ei saa teha nagu spetsialisti tööd, sul ei ole vastavat haridust või võimekust seda teha. Et ma mäletan, et ma sain ka kunagi kommentaari, kui ma kirjutasin sellest teemast, et talle see puue määrati ja siis keegi kirjutas mulle, et väga tore, et nüüd talle jääb elu lõpuni see paberitesse, et proovi kuskile tööle saada, ise on puudega. Siis ma mõtlesin ka, et issand, et keegi juba nii arvab, siis see ongi vajalik, et ma kirjutaks sellest, sest olgem ausad, kas kui te olete kuskil tööle kandideerinud, kas keegi on küsinud teie käest vabandust, kas sa 3-aastaselt oskasid rääkida, kui oli sul juhtumisi puue, sest kui jah, ka välja. Nägemist täpselt. Et jah, see sõna puue tundub õudne, nagu see oleks mingi forever, on ju, aga tegelikult puued kirjutatakse ju välja mingiks ajaperioodiks. Ma ei tea, kas te olete kuulnud, isegi inimesed, kellel on jalg amputeeritud, peavad iga 5 aasta tagant tagasi minema ja tõestama, et see maagiliselt tagasi pole kasvanud. Et samamoodi Maril lõppes tegelikult ära see, aga ta lihtsalt selle aasta alguses lõppes ära. Ei peetud teda enam puudega,
aga aasta lõpuni ta saab ikka seal edasi käia, et. aga kuidas sind siis teraapia aitas ja kuidas siis sattusid sinna, kui sa olid selles väga keerulises olukorras? Tead, see oli muidugi nii ammu. No sa ei pea sinna nii. Jah, et ma mõtlengi, et see terapeut Elina on kuidagi selline, et kui sa räägid taga millestki, siis ta ütleb sulle põhimõtteliselt sama asja, aga teise nurga pealt, mida sa ise pole nagu läbi mõelnud või sa pole aru saanud. Ja ma mäletan, et kõik asjad, mida ma ütlesin talle, et ma kardan, või mulle tundub, et ma ei ole piisav, siis ta ütles selle mulle tagasi mingil moel umbes, et nagu miks sa niimoodi arvad, vaata, et see ei ole tõene, sest et me kõik teeme seda ja meil ei olegi kõigil võimalust ja ajalist ressurssi ja vaimset ressurssi olla kõiges ideaalne. Et ma nagu ma ütlen, ma tundsin, et ma olen kehv lapsevanem, et äkki ma ei tegele temaga piisavalt. Samas ma tunnen, et ma olen kehv töötaja, samas ma tunnen, et ma olen kehv naine. Ma tahaks nagu igalt poole anda endast maksimumi. Aga siis, kui ma sealt ära tulin, ma sain aru, et see on võimatu. Seda ei ole võimalik teha, mitte mingil moel me keegi ei saa seda teha kõik ideaalselt. Et andis mulle näiteks üks ülesande, et mul oli, kuna ma ju arvutist kogu aeg tööd tegin, lisaks ma ju ka blogisin, tihti olin arvutis ja mulle väga tihti jäi endale ka umbes siuke mulje, et mu laps siin kuidagi midagi ta seal aeleb on ja ma chillin arvutis, et ma nagu ei tegele temaga piisavalt, kuigi Mari oli rohkem siuke laps, et teda ei huvitanudki väga minuga midagi tegema, ta seal oma ette tegutses on ja ma mäletan, vahepeal käisin, krabasin teda sülla, oli mingi nii, nüüd me loeme raamatut, siis ta lihtsalt rabeles ja jooksis minema, et oli keeruline, aga siis Elina andis mulle näiteks üks pointi, et selle asemel, et sa pool õhtut seal istud ja kassid selle üle, et sa pead tööd tegema või mingi oma asja, siis võta oma päevast 30-60 minutit, kus sa tegeled ainult temaga. Annad jäägitu tähelepanu ainult lapsele ja siis lähed tagasi oma tegevuste juurde. Ja see aitas mind super palju, sest et nagu ma ütlesin, ta nagu nii kogu aeg ei tahtnud muga hängida, aga kui ma mingit asja kas või 30 minutit temaga tegin järjepidevalt, ainult temale keskendusin, telekad kinni, kõik asjad kinni, siis see oli tema jaoks juba ka tegelikult piisav ja see oli tema jaoks väga palju ja ma nägin, et talle nagu meeldis see ja kui ma mänguaeg sai läbi, siis ta läks tuia selle rõõmsalt minema kuskile, et mul oli endal nagu hea tunne, et ma olen nagu 100% nüüd siia andnud, nüüd mul on nagu nii-öelda õigus teha seda vähem tähtsat asja ehk siis tööd. Ja aga jah, ma ütlen, ma ei mäleta täpselt, mida ta mulle veel rääkis, aga ma mäletan, et kui ma sealt ära tulin, siis mul oli siuke tunne, et issand jumal, mida ma üldse enne mõtlesin või nagu kuidagi nii kerge tunne oli. Ja ma võin öelda, et iga kord, kui ma tema juurest ära tulen, siis mul on alati nagu ma saaks kergemalt hingata või kuidagi kellegi teise perspektiiv, eriti inimene, kes on 15 aastat olnud terapeut, ütles mulle, et enamus inimesed ongi 5 põhjust, miks inimesed sinna tulevad. Kõik arvavad jälle, et nad on nii erilised, aga tegelikult põhjused on suht samad, on ja lihtsalt olukord on erinev. Mis on need 5 põhjust? Kas oskad nüüd ette öelda? Ma ei tea, ei ta ei öelnud mulle. Ta lihtsalt ütles mulle, et on siuksed väga tüüpilised 5 põhjust ja põhimõtteliselt kohe, kui klient tuleb, siis ta enam-vähem saab aru juba, kus kanti see nagu läheb. Unique Marias. Aga nüüd nagu fast forward, jälle ingliskeelne sõna, kurat küll, no sorry, no siin vahepeal mõni kirjutab, et mingi mida sa räägid ingliskeeles. Jah, mulle ka öeldakse. Anywho, by the way, this one thought, ma ei tea, kui ma tahtsin minna, teraapia nüüd. Et mis oli nüüd need elukeerdkäigud, mis panid sind uuesti seda otsust vastu, et võiks teraapiasse minna? Tead, ma tundsin, et ma olen kuidagi nagu lõksus või ma ei oska seda seletada. Ma tundsin, et ma elan nagu mingit elu, ma olen abielus, mul on 3 last, ma teen oma mingit äri, käin sõbrannadega väljas, mul on nagu kõik on nagu olemas, aga mulle tundub, et mulle ei sobi siin miski ja ma ei saanud aru, sest et kõik on ju korras. Ja mul hakkaski tekkima siuke tunne, et ma olen nagu hulluks läinud või kuidagi, et ma ei saa ise aru, mis mind häirib. Ja see mõjutas mind selles suhtes igapäevaselt väga palju, sest et mul tekkis rohkem seda, ma nagu ei tahtnud väga kodus olla, ma käisin kogu aeg nagu sõbrannade pool või sõbrannadega väljas, rääkisin nagu nendega palju rohkem kui kodus enda abikaasaga, sest et ma kuidagi tundsin, ma ei oska enam ja ma ei saanud aru, mis seda põhjustas ja siis ma läksingi sinna, mõtlesin, äkki ta teab
kahe nalja teadiski. Ma ütlen, imeline inimene, et kuidagi jah, seal harutus see kõik mu ees lahti, kui ta rääkis mulle nagu enda vaatevinklist, siis ma olin nagu, issand, ongi nii, umbes, et seda oli lihtsalt huvitav mõelda ja kuulata. Aga mis sa teada said siis, mis sind pani siis mõtlema nagu elu üle järgi? No laias laastus me jõudsimegi sinna punkti, et ilmselt kui ma hakkasin Kardoga koos olema, me olime ju tegelikult väga noored, me olime vist äkki 21 või? Ja midagi sükest, sest 22 ma jäin juba rasedaks. Me olime 5 kuud koos olnud, kui ma jäin juba rasedaks. Konkreetselt põhimõtteliselt võõrast tüübist. Et kuidagi nagu hakkasime kohe seda pereelu elama, aga meil ei olnud kunagi kahekesti aega. Selles suhtes, et vaevu teadsime teineteist, siis ma olin juba rase, siis me elasime juba koos, siis me saime imiku, siis kuidagi ma olin jälle rase, siis ma sain uue imiku ja kaeperra sain veel kord ühe imiku, et nagu... Aga kas nagu, ma ei tea, kas ma mõtlesin küsida, kas sa oled nagu tahtnud lapsi saada kogu aeg või teete kogemata või te ei oska kondoomi kasutada, nagu mina ei osanud 14 aastaselt? Me meelega oleme selle ühe keskmise teinud, jah. Okay. Esimene oli pillid, ei workinud. Tegelikult ja infoks teile kõigile, kui te võtate antibiootikumi, siis pillid ei tööta samal ajal. Okay. Mina sain teada the hard way. Okay. Ja viimase lapsega Martaga mul spiraal pani jeed konkreetselt 2 korda. Ma lasin selle endale paigaldades, ma mõtlesin, ma taha mingi pille või asju võtta, et palju kergem on, kui lihtsalt see on. Ja lasin selle endale paigaldada ja see oli kõik nagu mingi mega valus ja rõve ja kuidagi kogu aeg oli väga ebameeldiv olla, aga kõik teised olid mingi, ma ei tea, mul ei olnud üldse vaata, et see tundus nagu kahtlane, aga ma istusin ja kannatasin. See tundub mulle nagu, see tundub kõige haigem asi maailma, mis me teha. Nagu, ja ma vist lõpuks guugeldasin sellepärast, et minu kujut-elmas see spiraal läks lõpuks nagu väga räigeks ära, mida me ette kuutsime. Midagi sellist või? Ja no ma mõtlesin legit, et noh, tead neid spiraale, mis sa paned nagu sinna mingi sääse vastas, mis kraanis paned. Ma mõtlesin, et lõpuks keegi keerab sihukese asja sisse sulle või mis toimub nagu. Siis pidin guugeldama ikkagi still nagu. Nüüd on tegelikult ülipisikene plastikust ikka väike junn. Ikka nagu tundub nagu, aga pillid ka, kui ma olen nagu lugenud, mida need pillid teevad, see on ikka perse. No ega see spiraal on põhimõtteliselt sama asi, need on ikka hormoonid mõlemad. Aga see oligi niimoodi, et ühel hetkel, see oli tegelikult päris naljakas, ma lihtsalt konkreetselt, mul oli 3 kuud järjest päevad ja arst oli mingi, see on normaalne. Ma ütlesin, see ei tundu nagu super normaalne vaata, aga kui ta ütleb, et see on, siis ma olen mõeldud vagiinast surnuks veritsema, it's fine. Ja mingi hetk läksin vetsu ja enne kui ma hakkasin vett laskma, siis ma kuidagi nagu vaatasin sinna potti, mõtlesin, issand, lapsed on jälle mingi sodi sinna visanud või mingi plastikut, on ju. Ja vaatan, et see tundub kuidagi nii tuttav asi. Ja ma saingi aru, et see on see spiraal, siis ma olin seda pilti pakendilt näinud, kui sa pead selle ise enne apteegist ostma, siis viima arstile, ja ma olin seda pakendilt näinud, korjasin sellest üles ja vaatasin, et kui see muidu peaks nagu siuke T-täht olema, siis minu oma oli nagu siit niimoodi pooleks, et ta oli ilmselt see kuidagi valesti sinna sisse pressitud ja kuna tal ei olnud mõlemad seda otsa lahti, siis ta oli sulpsti välja tulnud. Ja saad sa aru, ma läksin arsti juurde, ta oli mingi, see on võimatu, seda ei juhtu mitte kunagi. Vaatab, ütleb, samas tõesti ei ole. Ma mingi, ei ole jah, sest et ma nägin seda, ma võtsin selle välja vetsupotist, ma ei tea, palju te neid panite sinna, aga siin Aga sa kaasa ei võtnud arsti juurde seda? Tead, ma ei mäleta, ei võtnud vist. Okay. Et ja siis ta ütles, et ma peaaegu mitte kunagi ei ole kuulnud, et siuke asi juhtub, aga nõustus ka, et ju siis paigaldati ikkagi valesti, et muidu ta ei tohiks välja kukkuda. Ja veel mõtlesin, vaadake, kuidas teil vedasid, vähemalt te nägite, sest muidu sa poleks ju teadnud ja siis sa oleks ilmselt kohe rasedaks jäänud, sest ma reaalselt jään iga asja peale rasedaks. Nagu mitte just iga, see nõuab ühte spetsiifilist tegevust, aga aga samas iga asja peale. Aga konkreetselt ja siis ma olingi mingi halleluuja, jumal tänatud, sest et mul oli ju lende, oli alles 1,5 aastane midagi sükest. Ma olin lihtsalt nii dead inside juba mõte sellest, et ma peaksin uuesti olema kõigepealt 9 kuud rase, sünnitama ja siis veel 3 lapsega elama tundus nagu utoopia. Ja palun väga. Ja siis ta pani mulle uue spiraali.
ja ütles, et tule igaks juhuks, siis tule 6 aja pärast uuesti kontrolli, et vaatame, kas ta on ilusti alles sul. Ja ma tegin seda, ma läksin sinna, ta oli kõik on timmis, võid aasta pärast tagasi tulla uuesti kontrolli. Ja kõik oligi super timmis ja ma läksin rasvaimusse. Ma käisin rasvaimul, see oli great times. Ja sellega kaasneb siis siuke asi, et noh, muidugi see toimub kuskil siin piirkonnas, aga siia tekivad ju igast verevalumid. Ja siis, kui sa lõpuks püsti oled või noh, elad nüüd mõned päevad peale seda, siis verel on komme alla poole valguda, nii et see nagu kõik su sinikad on lihtsalt siin private areas, mis näeb super haige välja. Nagu reaalselt see näeb välja, nagu see oleks väga suure peksu osaliseks saanud oma kehasse. Ja mina olin kodus, ma arvan, et mul oligi mingi 4-5 päeva sellest protseduurist möödas ja tunnen, et mu kõht valutab nagu väga kummaliselt siuke valu sööstudena ja see ei olnud kuskil siin, vaid ma tundsin, et see on kuskil mu emakas ja mul tekkis nüüd paranoia. See on raudselt, sellega on nüüd midagi valesti ja see on raudselt mul läbi emaka läinud kuskil, et no, et nii ebamugavalt valus. Mina läksin kohe traumapunkti. Ja seal oli siuke vanem meesterahvas oli seal traumapunktis, siis ta mingi tuimalt, vaata, võtke püksid maha. Ma mingi, okei, aga ma tean, et ma näen välja, nagu midagi laua jalaga lihtsalt argi vahele taotud, aga ma luban, et see ei ole nii. Ta oli jumala savi, ma olin mingi süsimust ja lilla, aga it's fine. Suskas mulle selle aparaadi sisse, vaatab mingi ja te olete kindel, et teil on spiraal paigaldatud või? Ma mingi, I sure hope so, ma maksin mingi sott 50 selle eest nagu. Siis ta mingi, ei, siin seda ei ole. Ilmselt kõhuõõnes ka ei ole, sest muidu teil oleks umbes 40 palavik. Ja siis vaatab munasarju või midagi ütleb. Ja ühes munasarjas on, siis ma ei saagi täpselt aru, kas see on nagu tekkiv rasedus või ovulatsioon, et noh, eks te võite ise homme hommikul testi teha, et noh, see oli õhtune aeg, vaata rasedustesti tehakse ju hommikul, on ju. Et minge tehke siis. Ma lihtsalt olin mingi God no, see oli, ma ei oska isegi öelda, ma olin nii kuidagi šokeeritud või mingi what, nagu mul oli sõbranna tuli veel kaasa muga, siis ma mõtlesin, ma pean seal raudselt ülikaua ootama. Siis tulin välja, rääkisin talle, ta oli ka mingi, ma ei ole võimalik, ma arvan ka, et see ei ole võimalik, aga igaks juhuks läksin apteeki, ostsin 7 rasedustesti. Noh, sest et 7 on siuke normaalne arv, sa saad ikka väga kindel olla selles. Ja mõtlesin, et okei, nüüd ma pean nagu hommikut ootama. Ja siis samas mõtlesin, mul on 7 tükki, kes see takistab mind seda kohe praegu tegemast. Ja tegin selle esimese testi õhtul ära. Ja mulle tundus, et see on nagu positiivne, seal oli üli väike teine joon, aga samas ma mõtlesin, võib-olla ma hakkan juba ette kujutama, äkki see on mingi vari. Igaks juhuks teen hommikul uuesti. Tegin hommikul, see oli positiivne, ma olin nagu okei, aga samas, et vale positiivseid teste on ju ka, ma arvan, väga palju. Tegelikult ei ole sidebar, seda juhtub väga harva. Nii et ma tegin veel 2. testi ja 3. testi. Umbes 4. pealt ma sain aru, et ma ilmselt olen rase. Ja see oli väga hull. Ma ütlen ausalt, ma tundsin ennast nii süüdi, sest et nagu mulle tundus, et issa, ma ei taha ju olla rase. Vaene laps, nagu inimene istub kuskil, kasvab mühinal ja siis ma lihtsalt mingi, oh god, no. Aga kuidagi nagu harjusin selle ideega, või no pigem leppisin, kuni selle hetkeni, kuni ma käisin panoraamatesti, siis mingi juuksed suus. Panoraamatest on siis mingi uipokallis, mingi test, kus sul võetakse veenist verd, saadetakse USA-sse kuskil laborisse ja siis see testib, kui ma praegu mööda ei pane umbes 20 erineva geneetilise haiguse vastu, noh, vaatab, kas see on see kromosoomi muudatusi ja lisaks ütleb sulle 100% ka lapse soo, sest et noh, geenid, sellega ei saa puusse panna, ultraeliga saab, sellega mitte. Ja ma sain vist umbes 10. nädalal äkki selle tulemuse või 11. Ja ma mäletan lihtsalt, et ma tegin selle lahti ja esimese asjana seal on nagu see sugu kirjas. Ja siis ma lihtsalt hakkasin õnnest nutma. Kui ma nägin, et see on tüdruk, siis ma olin nagu okei. Sellega ma saan hakkama. See on hea. See mulle sobib. Mitte, et mul teoorias oleks vist midagi ka poisi vastu olnud, aga kuidagi see tundus mulle, et okei, nüüd see fine. Nüüd mulle sobib. Nüüd ma olen rahul sellega. Ja nii see läks. Wow. Päris hästi. Kukkus välja. Super nunnu. Ei seda kindlasti. Nice, et ma teda ära ei tapnud. Ja. Aga kas mõtle seda aborti teha? Või no, ei mõelnud ise? Ei,
Sest et sellega oli siuke lugu, et me tegelikult Kardoga tahtsime pakkuda asenduspere lastekodu lastele või neile, kellel on vanematel siis hooldusõigus ajutiselt ära võetud, sest et Eestist lastekodudes on vist minu meelest, võin praegu huupi panna, aga enamus lapsi ei saa lapsendada, sest et nende vanematel on nii-öelda hooldusõigus ajutiselt ära võetud, mis tähendab seda, et lapsendada neid ei saa, sa saad neile pakkuda ainult asenduspere. Aga enamus inimesed, kes tahavad endale last saada, tahavad ikkagi lapsendada, on ju, ja tahavad võimalikult titte või väikest last, on ju. Ja siis need teised põhimõtteliselt jäävadki üldiselt oma terveks, kuni nad 18 saavad, nad jäävadki sinna, sest lapsendada neid ei saa, võib-olla nad on liiga vanad, võib-olla nad on vales soost, eelistatakse tüdrukuid, mitte poisse. Ja siis ma kuidagi mõtlesin, et mu enda vanaisa oli lastekodu kasvataja, ta oli väga hea inimene ja ma mõtlesin, tahaks ka nagu kuidagi hea inimene olla. Ja siis mul tekkis mõte, et tahaks nagu pakkuda siis mingile asenduspere, mingile lapsele. Ja siis ma hakkasin uurima, kuidas see üldse käib ja me käisime juba Kardoga seal mingis ametis, kus seda tehakse, käisime vestlusel juba ja uurisime kõiki neid viise, kuidas käib ja mismoodi seda üldse teha saab, et seal on mingid teatud reeglid, et see laps, kelle see siis võtab, peab olema kõige noorem, et ta ei tohi olla vanem kui sinu kõige noorem laps. Et lastele peab jääma nii-öelda orgaaniline peremuster, et kui ma olen kõige vanem tütar, siis ma jään selleks, mitte et keegi teine nüüd tuleb. Jah, et see on mingi psühholoogilised teemad, on ju. Ma lugesin igasuguseid raamatuid ja ma juba kujutasin kõike seda endale ette ja ma olin intuit täiega ja siis ma sain teada, et ma olen rase. Nii et ma ei oleks saanud seda teha nagu nii enne, sest et vaevalt, et ma leian vastsündinust veel väiksema lapse, kellele asenduspere pakkuda. Ja sellepärast ma ei mõelnudki aborti teha, sest et kui ma olin juba valmis võtma mingit teist last enda perre, see oli nagu mu soov, siis tundus naeruväärne, et I'm gonna kill mine, aga võtan kellegi teise oma, et see kuidagi ei make mulle sensi. Ja nii see läks. Aga hüpates siis tagasi nüüd, sest ma ise viisin selle ära, aga väga lahedesse kohti jõudsin välja. Aga me hakkasime rääkima teisest teraapiast nüüd, kus sa praegu siis käisid, et mis pani sind siis praegu otsustama teraapiasse minna? Ma rääksin sulle. Ja kõik pära või? Mõtlesin, et see oli veel midagi. Ma kuidagi tunnen, et see ei pooleli. Ma nagu segasin vahele selle lapse jutuga. Ei, ma rääkisin sulle ju. Okay. Me rääkisime sellest veits ja. Aga ma kuidagi nagu, siis ma vaatasin, et see nagu läks edasi sul, siis ma olin mingi odut, aga kas sa ei oska kondoomi kasutada või? Sa ei ole esimene ega ilmselt viimane, kes seda mult küsinud on, nii et, aga jah, ma ei tea rohkem. Aga kas sa käid veel edasi seal teraapias praegu? Jaa, ma käin, kuigi meil on nagu selles suhtes, ma ei tahaks öelda kehvasti läinud, aga ma tundsin sellest hetkest peale, kui ma vähemalt nüüd läksin tagasi Elina juurde, et ta on nii äge inimene kuidagi, et mul temaga jutt klapib nii hästi, et ma kuidagi nagu skeemitasin ta endale sõbraks. Nagu ma ei tea, kas just skeemitasin, tuleb välja, et ma meeldin vist talle ka. Et nagu me oleme selles suhtes, ma arvan, et sõbrad. Ta käis mu külas veini joomas, nii et see on sõpruse märk, ma arvan. Aga mis puhul sa soovitaksid inimestele terapeudi juurde pöörduda, et kas see on nagu, peab olema nagu väga raske või mis sinu seisukoht üldse on, et teraapeut ja psühholoog on vist 2 eri asja, ma olen aru saanud, on ju. Ja mõlema poole pöördumine, mul on nagu tunne, on ikkagi ka mingisugune stigma all veidi nagu, et kui inimesed nagu julge väga öelda, kui nad käivad seal või nagu väga võib-olla ei juleta seda pakkuda üksteisele või mis sina arvad? Tead, minu meelest praeguseks on see olukord ikkagi muutunud, ma arvan, mulle tundub vähemalt minu tutvusringkonnas, ma ütlesin konkreetselt, mul pooled sõbrad on nüüd juba Elina juures käinud ja kõik on mingi parim otsus üldse, sest et kõigil meil on ju mingisuguseid mõtteid või mingisuguseid asju, mis nagu häirivad või painavad ja sa ei saa täpselt aru, miks. Olgu see siis su enda suhted sinu vanematega, su elukaaslasega, su lastega, su tööga, et ma ei usu, et me keegi elame nagu nii-öelda täiesti täiuslikku elu, kus siin mitte midagi ei häiri. Kui see on nii, siis palju õnne, something bad is about to happen kindlalt, sest et me ei saa kõik elada kuskil mingis stabiilsuses, et
aeg-ajalt tuleb siukseid suuremaid murdumisi läbi elada, siis öeldakse, mis see tapa teeb tugevamaks. Et ma arvan, et see on täiesti okei käia ja noh, kui sa mingi ime läbi lähed sinna ja ta ütleb, ma ei saa aru, miks sa siin oled, sa oled ideaalne, siis palju õnne, see on ju ainult super hea. Ja kui sa lähed sinna ja saad aru, et sul võib-olla on midagi rääkida või su sees on midagi, mida sa ise pole osanud märgata või ei ole tahtnud tunnistada, siis see on ka ju tore, kui keegi sulle seda näitab, sest see tähendab, et sa saad sellega tegeleda ja seda muuta. Ma tean, kus me pooleli jäime su selle teraapia jutuga, kus sa vahele segasid. See, et Mallu ütles, et nad ei jõudnudki Kardoga põhimõtteliselt nagu koos väga kahekesti olla, kuni tuli nagu lapsed hakkasid nagu saabuma sinna perre. Meil ei nagu sealt kohal, siis sa sadasid oma kondoomi jutuga. Ja. Nagu oli küll nii. Ühesõnaga, siis jõudsite seal arusaamale, et ei saanudki nagu päriselt kunagi nagu täitsa kahekesti olla. Ja no ma arvan, et lisaks see ka, et ja me muuseas käisime ka Kardoga koos teraapias ja me saime seal ka päris huvitavaid asju teada mõlemad, et nagu mingid asjad või väga paljud asjad, mida me oma täiskasvanu elus teeme, kõik mustrid tulevad lapsepõlvest. Mingi asi on sulle mingi jälje jätnud, millega sa siis hakkad kas alateadlikult või teadlikult tegemagi mingisugust viisi, mingid asju, mis ei pruugi olla nagu kõige ratsionaalsemad. Ja saime aru, et meil on Kardoga mõlemad mingid mustrid, mis kahjuks on täiesti vastupidised. Et nagu ma ütlen, see kogu see Kardo ja suhte ja lahutamise teema on sellepärast nii keeruline, et me ei ole tülis. Me saame väga hästi, ma tulin praegu sealt siia selles suhtes. Meil on kõik nagu okei, aga lihtsalt kuidagi on tunne, et on vaja nagu mingit aega või ruumi või et kuidagi vaadata, mida ma ise teeksin või mis ma olen nagu üksinda. Mitte ma olen väga üksinda. Jah. Et ma pole proovinud kunagi. Aga kas sa kindlasti ilmselt sa mõtlesid või äkki ei mõelnud ka siis, et aga lihtsalt proovida üksi olla, et miks just siis lahutus, miks mitte olla üksi või mõelda välja mingid süsteeme, kus saabki nagu väga paljud me saatekülast on nüüd üksi reisimas näiteks käinud on öelnud, et see on nende elus üks kõige silmi avardamaid hetki. Tead, kui sa praegu nüüd küsid, siis ma ei ole kindel, miks me kohe lahutama pidime. Ei, no päris hea mõte, kurat. Ei, nagu asi on siis vaja ära teha kohe, nagu siin ei ole vaja oodata. Mulle tegelikult vist tundus rohkem see ka, et vaata, nagu ma ütlesin, et elus on vaja mingit suuri muudatusi, mingit suuri raputusi, mis muudaksid nagu seda üldpilti. Ja mulle tundub, et see on piisavalt nagu suur asi. Siis see on nagu tehtud, see on lõplik, sest muidu võib alati jääda nagu siuke mulje, et küllap see on äkki ajutine, sest et mina arvan, et mina tahtsin või siiani tahan, et Kardo muudaks mingeid asju enda juures, aga seda ei juhtu, kui ma seal lingering kuskil kõrval ja aitan ja patsutan õlale, et ta peab ise hakkama saama, suureks saama. Siis vaatame, mis edasi saab. Aga ma ei tea, millal see juhtub. Ma just käisin tega poes, ostsin süüa. Ma ei ole kindel, kui hästi me selle praegu tööle paneme, aga anna aega atra seada, me alles 6 aega tagasi lahutasime. Aga mis tunne on nüüd üksinda siis olla ja lapsi ka selles mõttes nagu kasvatada nagu vahepeal siis üksinda? Tead, alguses oli nii dramaatiline. Ma olin nii kuidagi täpselt muusikavideo vaata, mina lamamas oma korteris üksinda erinevates kohtades nutmas. Aga vaata, kuna meil on lapsed nädal, siis kui lapsed on seal, siis see on suht keeruline kuskil lamada ja nutta, sest et nad tahavad väga palju asju ja suht imelik oleks ka, kui ma seal kuskil itkuksin. Ehk siis mul olid nagu käed-jalad tööd täis ja ma sain esimest korda aru, kui keeruline on omada 3 last. Ma tean, et see kõlab naeruväärselt, sest mul on päris kaua olnud 3 last, aga olema ka päris kaua elanud niimoodi, et mul on Kardo 24/7 kodus ja mul 2 meetri teemal elab ämm, kes on ka kogu aeg kodus, mis tähendab seda, et isegi praegu siuke väike asi, et tahaks korraks poodi minna, tähendab seda, et ma pean nad kõik riidesse panema, kuidagi koos töölainele saama, võib-olla kuidagi läbi häda Marta vankrisse suruma, kes ei taha seal olla ja siis kuidagi kablutama nendega sinna Balti jaama turule alla Selverisse. Ja ma mäletan, kui see esimest korda juhtus, see oli kohe vahetult peale siis seda, kui see oli juba uudistes, et me oleme lahku läinud. Ma olin just kolinud sinna korterisse ja siis mul oli poest vaja midagi, mul oli mingi pakid seal ja siis ma
koperdasin nende 3 lapsega sinna, Marta röökis nagu ratta peal, mina nägin super sorgus välja, Mari ümises laulujuppi ja Lende oli nagu mingi sees surnud tangi siukse näoga kogu aeg. Ja siis ma selle 3 pundega seal liikusin ja ma tundsin, kuidas kõik vahivad mind mingi, oh my god, vaata, see on seal lahutatud mallukas oma 3 lapsega, kes nutavad ja tead siuke, ma olen harjunud elama Männikul, kus poes käivad põhiliselt kodutud ja jalutud ja joodikud, kes ei tea absol, kes ma olen. Aga nüüd kuidagi kesklinnas, see oli keerulisem. See oli alguses päris raske. Aga tead, ma õppisin elama sellega. Ei, ma ei osanud oma lapsi paremini hallata, ma hakkasin e-poest tellima süüa. Ma ei käi enam uksest väljas, kuna minu juures on. Ma ei lähe kuskil. Kuidas te lastele rääkisite seda? Tead ausalt öeldes, ma lihtsalt, Lendele ja Martale pole nagu eriti midagi rääkida, on ju. Nad lihtsalt tulevad, kuhu öeldakse. Aga Marile ma ütlesin, et näed, et nüüd on emmel oma kodu ja issil on oma kodu. Ja ta oli alguses lihtsalt nagu, tore, nice, lähme vaatame su kodu siis. Et nagu see oli huvitav tema jaoks. Ja ta mingi, et nagu küsis, et miks sa ei taha umbes siin elada. Siis ma ütlesin, et ma tahan lihtsalt oma kodus elada. Siis ta oli mingi okei. Ja siis ta tissis mind, et mul on nii väike oma kodu, aga issil on nii suur. Vabandage, meil kõigil ei ole eramaja Nõmmel Varnast võtta, on ju. Minu meelest oli ma naersin selle peale, mõtlesin, nagu, et see on nii lampis, kui sa kodu otsisid endale, siis et ja keegi tahab selle korterit üürila anda sellepärast, et sa oled mallukas nagu. Jah, ei tahtnud küll. Aga ma jõudsin pärast järeldusele, et ilmselt see oli sellepärast, et enamus üürileandjaid ei taha ju seda teha ametlikult, nad ei taha maksta seda mingit, mis iganes maksu, on ju, et selles suhtes on ju arusaadav, et kujutad ette, kui ma näiteks pärast kuskil blogis mainin, mu korteri omanik käis täna üüril järgi või mida iganes, on ju, et siis on pigem ohtlik ja seda riski ei maksa võtta. Aga ma lõpuks leidsin selle vaese õnnetu, kuhu ma nüüd tegelikult kolin, ma kolin kohe laagrisse. Mul ei sobi see kesklinna huud, see on liiga kaugel. Mitte, et mulle ei meeldi, ma olen juba ära arvinud, ma 4 kuud seal peaaegu elanud, aga mulle tundub, et sealpool on õigem. Et lapsed ju käivad Nõmmel lasteaias ja mul on nagu palju logistiliselt loogilisem olla ise sealpool. Et mulle meeldib. Kesklinnas on muidugi ülihea asi see, et Wolt toob nii paljudest kohtadest ja nii kiiresti. Ma vannun, ma olen selle 4 kuu jooksul mingi võib-olla 5 korda süüa teinud. Jesus Christ. Ja siis iga kord ma vaatan oma külmkappi, mille ma kas see lapsendamise teema muidu veel sul nagu on mingi soov või mõte? Et tahad tulla või? Ma võikski. Et sul on Wolti vaja. Tahad võtta nagu, mul ei ole üldse kodus, see emme ja issi praegu ei kasvata, ei tee süüa mulle. Ma olen päris hädas tegelikult nagu niimoodi. Tead, ma ühes juuksest sain just lahti. Oi, snap. Nali või Kas me peame jälle episoodi maha võtma või välja lõikama? Jälle, kõik toimuvad mingid värgid. Mis sul, tahtsid küsida? Ei, ma tahtsin lihtsalt tuli seik meelde, kus minu malluka suur armastus peale hakkas. Oli veel seda, kui te Kardoga hakkasite neid tõsielu seriaale tegema. See oli see malluka sügis ja suvi või siis need nimed olid. Ja ma lihtsalt nagu, need olid nii naljakad. Ma mäletan, me Egertiks binge-watchisime neid pärast nagu mingi öösel teki all, nagu lihtsalt vaatasime niimoodi, irnusime nagu. Ja see oli lihtsalt nagu nii tore meelelahutus ja siis ma olin nagu lihtsalt mingi I love her nagu. Ja see oli lihtsalt nii tore. Jaa, Kardo on väga naljakas tegelikult. Väga hea on temaga koos elada, soovitan kõikidele neidudele soojalt. Ta on väga naljakas ja ta teeb palju komplimente. Jah, seda ma ei tea, aga teie nagu see kombo koos ja kuidagi nagu see sinus ikkagi see täpselt see otsekohesus ja ausus ja lihtsalt see kombo on nagu lihtsalt nagu pure entertainment. Lihtsalt, kes ei ole veel vaadanud, siis lihtsalt soovitan neid järgi vaadata, binge-watchida. Minu just on see nii lõbus. Mina ei suuda vaadata nii, ma kohe vaatan, issand, kui paks ma olen. Nagu reaalselt. Ja teiseks ma vihkan oma hääl. Nüüd ma muidugi olen paks, ma lahutasin, ma võtsin alla nagu kord ja kohus, nagu seadus ette näeb. Aga siis ma olin ja lisaks me kaameramees filmis mind minu meelest alati nagu täpselt siukse nurga alt, et mul lott nagu eriti massiivne paistaks. Või siis ma tahan seda lihtsalt endale öelda, et teeselt, et mul ei olnud massiivset lotti. Aga
ma kindlasti ei pannud tähele seda. No vaata, see ongi ise. Sa fookuse suunan. Ise võib-olla vaatasin palju rohkem, mis tõttu ma ei vaadanudki seda põhimõtteliselt lõpuks kunagi. Jah. Ja kui meil väga palju aega läinud, aga mind huvitab täiesti teisse teemasse minna. Et kuidas sa ise näed oma karjääri nagu ette ja mida ma nagu siin pean silmas on see, et kui ma mõtlen nagu näiteks mingid palgatöötajaid või mingit turundusspetsialisti, ma ise olen analüütik ja nagu karjääriredel selles mõttes on mulle vahepeal nagu suhteliselt nagu selge, ma saan kogu aeg aru, kuhu ma nagu liigun edasi, meil tuleb need kliendid, ma tean 100%, et nad suht nagu tulevad, sest kui ei tule, siis küll palka ikka keegi maksab mul savi, on ju. Ja see edasi kasvamine, tiimi juhtimise on alati kuidagi nagu ma näen, mis valdkonnas ma olen, kuhu ma saan minna, mis on need vabad positsioonid näiteks teises ettevõttes, mida ma saaksin võtta. Ma ei ole kunagi olnud nagu täiskohaga ettevõtja ja veel vähem näiteks blogi ja midagi sükest, et kuidas sa nagu, kas see on nagu nii lineaarne, et sa lihtsalt näed edasi, et sa teed need blogipostitusi, teed koostöösid või pigem sa nagu tunned, et näiteks ajaga sa pead kogu aeg mõtlema ka mingeid uusi väljundeid välja või ma tean, et hästi pikk küsimus ja ma ei oskan seda kuidagi lühemalt küsida. Tead, ma arvan, et see on jällegist üks osa minu iseloomust on see, et ma ei mõtle super palju ette, nagu sa ilmselt oled märganud, on ju. Ma lihtsalt loodan parimat. Ma tean, et mul on mõned sõbrannad, kes on pigem siuksed ülemõtlejad ja et nemad ütlevad, et see on väga hea, sest et ükskõik mis juhtub, nad on mingi, ma teadsin, et see juhtub ja ma olen selleks valmistunud 40 erineval moel. Aga mulle tundub see nagu aja raiskamine, sest et ma ei näe põhjust mõelda ette enne, kui mul see vajadus käes on. Sest muidu ma lihtsalt raiskan oma aega ju nende mõtetele, mis on võib-olla negatiivsed või panevad kassima kuidagi. Miks? Kui ühel hetkel mulle tundub ja ma näen, et nii siit august enam raha ei tule, küll ma mingi uue augu leian, hakkan midagi muud tegema. Võimalusi on alati ju. Sellepärast tulebki nagu mune ei saa hoida ühes korvis. Praegu ma pühendun rohkem blogile, kui see ei töötaks, võib-olla ma hakkaks uuesti rohkem pildistama, et nagu kõike saab. Kui sa ei mõtle super palju selle lihtsalt kuidagi kujud kuskile, siis küll saad, ma arvan. Mul on töötanud siiamaani. Usaldab elu. Jah. Ja mulle meeldib see attituud, seda on nagu äge kuulda. Ja see on võib-olla nagu julgustav ka mingil määral, et näiteks ongi ka töölt ära tulemine, väga palju tunistavad teha midagi, mida nad unistavad teha. Ja siis oma elu selle tee muutmine või võttes otsus vastu ja minna teisele rajale tundub niivõrd hirmus. Just need samad küsimused, mis siis nagu saab, kuidas ma hakkama saan, ongi, kuidas ma need munad, kuidas käib see munade tõstmine mitmesse korvi, on ju. Proovima erinevaid asju lihtsalt. Et nagu enne sa ei tea ju, mida sa teha oskad, kui sa proovinud ei ole, ma arvan. Ja väga vabalt võib juhtuda, et proovid midagi avastad, holy shit, ma olen ülihea selles. See on ju ülimeeldiv ja kui sa ei ole, siis sa oled nagu proovin järgmist asja. Sellepärast ongi ju inimestel hobid või mina näiteks, mul on suur plaan olnud konkreetselt pool aastat ja ma ei tea, miks ma ei ole seda teinud. Ma tahan minna sinna tundi, kus sa saad tead savist mingi vaasi või tassi endale teha. Mul on peas nagu illusioon, et ma oleks great at it, aga ma ei tea, kas ma ei olen, enne kui ma seda plönni endal valmis teha ei saa. See tundub mega keeruline teha seda. Ma ei usu, lapsed käivad seda tegema. Ja kui ma mõtlen, mis välja tulevad last. No ja, kes ütlebki, et see on kunst ju. Ma ei tea, pärast värvid selle ilusaks, ma ei tea, proovida ju võib. Muidugi, teiega. Nii et kui ma nüüd välja mõtlen, kus seda teha saab, siis ma lähen. Aga millest sa oled väga hea? Mis sa arvad, millest sina oled väga hea? Ma arvan, et mul on siuke imeline omadus olla korraga väga hea ja väga halb sõber. Ja see on tegelikult päris hea. Ma olen nagu, kui ma kellegagi suhtlen, siis ma olen siuke inimene, ma olen väga aus, ma olen all out, ma olen alati valmis su jaoks. Välja arvatud need korrad, kui ma ei ole valmis su jaoks midagi tegema, ma ei võta su kõnesid vastu, ma vasta sulle 2 nädalat ja ignoreerin sind for no reason. Sest ma lihtsalt tunnen, ma ei saa praegu. Ei viitsi. Ja siis ma imbun tagasi, nagu midagi poleks juhtunud ja kõik mu sõbrad on harjunud sellega. Nii et ma pean endast andma maksimumi nendel hetkedel, kui ma olen hea sõber, et ta mind hea sõnaga mäletaks ka siis, kui ma ei ole. Ja tuleb välja, et ma olen järelikult hea sõber, sest et alles nüüd ju on ja on öelnud, et ma olen hea sõber. Küll purjus peaga, aga aga siiski, eestlased ju ikkagist. Ja. Ma täiega fiilin sellest, mul on täpselt vahepeal sama tunne, ma tahan olla hullult hea sõber, aga mõnikord tunnen, et ma ei jõua vastata, ma ei jõua mõelda, ma ei jõua kohal olla, ma ei suuda praegu seda. Ma mõnikord vaatan oma enda sõpru ja mõtlen, issand, kuidas nad viitsivad nagu. Mul on mõned asjad, mida ma ei viitsiks mitte kunagi teha. Mul näiteks
on sõber Andra, kes tõi mulle Tallinnast suvel Viirelaiule ühe kleidi. Viirelaiul oli üks festival ja ma sain seal olles aru, et kõigil on mingi megakostüümid nagu kaasas, aga mul ei olnud. Ja siis ma nagu moka otsast mainisin Andrale, et saad sa aru, et mul on ju see ülilus Pruutneitsi kleit, mis mul Kristina Pulmaks oli ostetud, et see on ju seal salongis, et see sobiks ideaalselt, see oli siuke mereteema. Sandra oli mingi, no põhimõtteliselt ma hakkan tunni aja pärast siis tulema, et on sul veel midagi vaja. Ma mingi, jah, mul oleks vaja kodust, et sa tooksid mul uued tossud, uued püksid, Kardole sokid. Tal tõi lõpuks ka sinna 12 pätsi leiba, sest et saare omanikul oli seda vaja, kasti Red Bull ja ühesõnaga, saad sa aru, ma ei kujutaks ette olukorda, kus mu sõbranna on Viirelaiul, see on ju Virtsu sadamast kaatriga, et sinna saama. Keset lahte. Ta oleks seal ja ta oleks mingi, oleks mul vaid see üks kleit ja ma oleks mingi, ma toon. Nagu maksimaalne, mida ma endast tean, et ma võib-olla oleksin suutnud selle kuidagi sebida Virtsu ja sealt vaata ise edasi, aga mina ei oleks sinna läinud, aga tema tuli hämmastav nagu. Inimesed annavad endast palju ja see on see, kuhu sa pead püüdlema. Kas sul on ka, me peame hakkama kohe lõpetama vaadates kella, sest Maljuks peab jooksma. Kas sul on mingisugune eesmärk, mis sa tahad oma blogiga edasi anda või mingi sõnum jätta maailmasse või et üks on võib-olla meelelahutus, võib-olla on, mis mina arvan vähemalt, mis sul võib ollagi nagu lihtsalt enda seest välja rääkimine asjadele, aga kas sul on midagi, mis sa tahad, mis nagu juhtuks pärast sinu blogi kuidagi? Tead, ma ütlen midagi väga imelikku. Ma miski pärast olen kogu aeg arvanud, et ma suren hästi nooren ära. Ja ma olen kirjutanud seda ja hästi järjepidevalt, sest et mulle tundub, et siis äkki mu lapsed saaksid minust midagi teada. See kõlab nii morbiidsena, aga kuskil in the back of my mind mul on alati siuke mõte olnud. Nii et kui ma ära suren noorena, pange seda tähele ja kirjutage mu auakivile. Ma teadsin seda. Ta teadis seda ette. Ei, tegelikult mul on palju parem asi, mida ma tahan oma auakivile. Kurat oleks taht kauem elada. 2 asja. Mõlemale poole tegelikult saab kirjutada. Igal, siis mõttes saab eraldi disaini teha. Ja, ma olen ju mallukas. Nii see on. Nii see on. No hüva. Peame välgutama hakkama või? Teeme veel küsimuste vooru. Sorry, jälle. Kas oma tütreid julgustaksid hakata blogisid kirjutama sellel eesmärgil, et siis sa saaksid neid lugeda, teada, mida kuradit nad mõtlevad? Jaa, see oleks nii imeline ju. Aga ma ei julgustaks neid või ma oleksin nagu kuidagi kavalam, et ma suunaksin kellegi teise seda tegema, et nad ei teaks, et ma seda loen. Et see ei oleks justkui sinu idee, et nad teeksid. Sest et muidu nad ju kirjutaksid mulle seda, mida nad tahavad, et ma loen. Aga kui näiteks nad võtaksid selle tõsiselt ette ja sellest võiks samamoodi nagu näiteks saada karjäär mõnes sellest tütre, kas sa soovitaksid neile seda teed? No pigem enne kui OnlyFans selles suhtes, kui mul on nagu ka valida 2 laias laas mul on jumala suva, mida mu lapsed teevad. Isegi tegelikult ma arvan, kui nad OnlyFansi kütaksid, no ma sureksin seest, aga ma oleks mingi ilus perse. That's great. Huvitav, mitu venda onni panid selle peale. Peasid nagu vähemalt siis nagu saaks väga väärtist tasu selle aga mõtle, kui palju raha nad siis teenisid. Vähemalt. Ja. No võib-olla nad ikka leiavad midagi paremat, aga iial ei tea. Vaata, ma olen alati mõelnud, et kõige halvem asi, mida lapsevanem saab teha, on nagu kritiseerida või muidugi mõnikord on siuke kriitika vajalik, aga sa ei saa inimese meelt muuta, eriti kui me oleme kõik olnud tiinekad või siuke 20-ndates, kus sulle tundub, et sa oled nagunii kõige targem inimene maailmas. Suva, mida need vanemad ütlevad, nad on vanad kõbid, nad ei tea nagunii elust mitte midagi, on ju. Et see, kui ma hakkaksin vastu puiklema, siis sellest ei ole tolku. Ma tahan nagu sõber nendega olla, mis on raske sellepärast, et ma ei suuda neile ühtegi reeglit kehtestada. Mulle tundub kõik nii ebaaus. Ma ei taha olla ebaaus. Näiteks, kui me oleme poes, ma tean, et teoorias ma ei peaks ju neile ostma kõike manti, mida nad tahavad. Aga see tundub mulle ebaaus, ma ju endal ostan, mis ma tahan. Mis nad halvemad on, nad on ka inimesed ju. Kuidas ma ei osta neile seda šokolaadi, mingi väike kõpatsina. Muidugi võta. Muidugi söö seda enne õhtu sööki. Äkki ei võta siis endale ka või värki või? No aga ma tean, et kui ma tahan, siis ma ju saan võtta, aga neil ei ole raha. Nad peavad lootma minule ja ma ei taha neile pettumust valmistada. Kuigi Maril on peaaegu 3 sotti, aga ta ei tea, mida see tähendab. Tal on sendi mingi purk. Iga kord, kui sa paned selle raha sisse, siis see loeb seda.
ja tal oli enne need ühes kassikujulis käekotis, et ta sai selle purgi ja siis ta pani need sinna sisse ja me olime ise ka üllatunud, peaaegu 3 sotti. Ja ta ei tea, mida ta kõike saaks sellega teha. Veel. Subscribe ida mõne tüübi OnlyFansi näiteks. Meestel on OnlyFans või? Ja ma olen kuulnud, et on. Ma veits uurin. Olgu, mul on kiire. Mis minu variandid siin OnlyFansis on? Ma lähen koju meeste OnlyFansi vaatama. Nii. Tähelepanu. Nii. Valmis olla. Kas sul on olulisi rutiine või harjumusi, mida sa teed igapäevaselt või iga nädalaselt? Pigem tapaks ennast. Milles sa väga hea ei ole? Laulmises. Kui ma laulan, siis see kõlab nagu kedagi tapetaks. Kahjuks. Mille üle sa oled kõige uhkem oma elus? Issand, see küll mingi välk küsimus, ma pean 3 päeva mõtlema selle peale. Ma arvan, et tegelikult mul on päris palju asju, mille üle uhke olla, et ma jõudsin oma blogiga nii kaugele, olen igast kirjutanud raamatuid, nagu ma kunagi tahtsin ja olen palju lapsi saanud, mõtle, see on tehtud, üks abielu on olnud, see oli ka päris tore aeg, et palju on tehtud, mille üle võib uhke olla, aga mitte, et ma veel surra tahaks. Igaks juhuks ütlen Karmale praegu. Mis on kõige pöörasem asi, mida sa teinud oled ja kas sa teeksid seda uuesti? Tead, ma arvan, et väga palju asju, mida noorena sai tehtud, praegu mõte sellest on nagu kuidagi pöörane. Me just sõbrannadega ka rääkisime üks päev, et kuidagi vanasti noorena, et sa ei mõtle üldse nendele asjadele, mis sinuga juhtuda võib. Et suvalt mingi hääletad mingis suvaliste vendadega. Mäletan, ma sõitsin kunagi, kas ma võisin olla mingi 14 või? Sõitsin Jõhvi mingi tüübi juurde, kellega ma olin Reidis tutvunud. Mul ei olnud õrna aimugi tegelikult, kes ta on, nagu mingi lambi tüüp. Ja ma teadsin, et mu ema ei oleks lubanud mul sinna minna for obvious reasons, sest et see tüüp oli võõras inimene, keda ma polnud kunagi näinud. Ja siis ma valetasin talle, et mul on tegusate Eesti noorte, kus ma käisin kunagi noorena mingisugune üritus siis kuskil. Ma ei mäleta, mis linna, ma ei tea, miks ma isegi ei võinud öelda Narvas, see oleks palju loogilisem olnud, ma ütlesin hoopis teise linna. Ja siis ma sõitsin sinna ja esimese asjana sain bussipeatuses suitsetamise eest trahvi. Ja nüüd kujuta ette mu kimbatust vaata, sest et see läheb ju koju sulle, see kiri. Ja ma olin hoopis teises linnas, kui ma ütlesin, et ma olen. Ja sellega ma mitu nädalat käisin seda postkasti tühjendamas väga, väga rüüterlikult. Ja ma sain selle kirja enne oma ema kätte. Said enne? Ma olen kuulnud, paljudel on õnnestunud sikke. Üliloll viis, nagu tänapäeval vast läheb ikka e-mailile äkki. Ma ei tea. Mingi eesti.ee kaudu midagi. No postkast on ikka tobe, nagu kõik teavad, et sa pead lihtsalt iga hommik postkastis käimas. Jah, aga see oli, see oli nagu üks näidetest, et mida ma praegu mõtlen, et kui mu enda laps ütleks 14-aastane, et ma hakkasin ühe mingi 17-aastase tüübiga Reidis suhtlema, ma lähen tema juurde ööseks mitmeks päevaks on ja ma oleks nagu pigem ei. Oh my God. Pigem ei. Aga näed, seda ma tegin, ma ei saanud reipi, kõik oli fine. Oligi see sama tüüp. Mäletan, mida üldse tegime seal, aga elus ma olen. Näed, tuleb usaldada. Või ma oleks võinud surma saada. Et nüüd enda laste põhjal mõtled ikka pigem selle hullema versiooni läbi ja pigem keelaks ära. Siis ma olin küll mingi, oh my God, everything is so great. I love life. Mis on edu võti? Ma arvan, et see on selles suhtes raske küsimus, et mina võin öelda, et minu edu võtmeks on olnud siuke pohhuism, et ma ei mõtlegi asju väga läbi, aga see võib ka teiselt küljelt väga halvasti lõppeda, et mul on lihtsalt kuidagi jopanud, et on nagu hästi läinud, aga teoreetiliselt ma võiksin praegu kodut tulla. See on 50-50 elus, kõik läheb nii, nagu ta minema peab, et sa oled kuld lihtsalt. Elu. Skaalal 1-10, kui veider sa oled? Pakuks, kes solid 7. 7 on ebasolid täiega, nõrk, väga nõrk. No, on hullemaid, ma arvan. Kindlasti. Ei, no seda küll, aga on ka paremaid. Ka paremaid. Sa oled kindlasti parem. Oleneb milles, aga ma arvan, et 7. Hüva. See tsitaadi küsimus. Jaa, aga kus on virn? Kus on virn, Katrin? Kas sul on juhuslikult mõni lemmiktsitaat?
nagu mingi siuke tiip või? ei pea tiip olema. Live, love, laugh. ei, ma ei öelnud tiip, lihtsalt tsitaat. Ei kujuta ette. Ma ei ole nii hipi vend. Pigem sureks oli, enne ütlesid hästi seda. Pigem sureks, jah. Kas sa raamatuid loed üldse? Elus olen lugenud küll, jah. Oled mõned lugenud, jah? Jah. Äkki tahad veel lugeda? Siis me kingiksime sulle ühe vabal valikul. Nii. Saad valida. Siin Million Mindseti poolt ei ühtki einet üksi ja teisi nippe, et suhete loomisel edu saavutada. Mõnitate mind. Ausõna ei valinud seda sinu jaoks välja täna. Siis on tulemuslikkuse kunst sinu konkurentsieelis. Ja selline raamat nagu mõistujutt torujuhtimisest. Kuidas ehitada endale tänapäeva majandustingimustes püsi sissetulekut tootev torujuhe. Okei. Tõenäoliselt ütleme nii, et ma juba ei saa aru. Aga ma arvan, et ma lähen siis seda teed, et äkki ma saan aru, mis juhtus. Mis juhtus? Võib-olla tõesti. Oh my God. See torujuhtme raamat, sellele on lihtsalt, ma ei tea, mis sa pead mingi torumehe kutsuma siia. Peaks mingi torumehe kutsuma, mis ingliskeelne pealkirja, ma ei kujuta ette, aga no. Mitte see. Aitäh sulle sinu aja eest, aitäh, et sa tulid siia, ülinaljakas oli, ülilõbus oli. Väheks jäi seda aega. Mul on nii suur pissijad. Super, lähme pissile ja aitäh teie, minge ka teie pissile. Tšau. Aitäh, et kuulesid saadet Täitsa Pekkis. Saade tõid teieni Katrin Hindrikus-Karu ja Mihkel Vetemaa, tehniline juht Egert Karu, Supernatas by Triin Tallo, ÜRO Supreme Manager Kelly Treu ja NASA juhtivanalüütik Kaari Aupaju. Kui see saade läks sulle korda ja inspireeris sind, siis toeta meid Patreonis patreon.com/Täitsa Pekkis. Tee ära. Saadet toetavad United Dream Studios, Tint Design, Million Mindset kirjastus ja Blender. Järgmise korrani!